eriti rõõmsad ka seepärast, et selle 150. aasta tähistamisel ilmub 15. Vana Valvel. Jakob Hurda alustatud sari on tõepoolest ühelt poolt alles 15, mis kõlab küll väikse numbriga, kõlab justkui nii, nagu tõesti 10 aastat tehtakse ühte köidet. Täna, nagu te näete, tegelikult on Muhumaa köiteid lausa 2 ja kahelõitelisi väljendeid on olnud veel ja mõnedki Eesti kihelkonnad on olnud ka kahekesi ühes vanas randes koos. Nii et tegelikult on Jakob Hurda algne idee kõik Eesti eri kihelkondadest kogutud rahvalaulud avaldada natukene suuremale määrale jõudnud kui 15. Aga see arv on meie jaoks rõõmus ja sümboolne ka seepärast, et Rahvaluule arhiiv tegeleb vaimse pärandiga. See, mida me kuuleme, näeme, see, mida materiaalsena me näeme harva. Rahvaluule arhiivi vanas arhiivikeldris on aga üks väga eriline eksponaat, mis on materiaalne. Üks väheseid esemelisi asju meie ekspeditsioonis. See on pärit Muhumaalt. Vassili Volga poolt alustatud rahvalaulude kogumine, mida ta ei tihanud edasi anda, edasi saata Stalini aegadel arhiivi, sest 1944. aastal suure uue kogumislainega jätkatud töö sai tehtud sellel ajal, kui tundus, et osad laulud poliitiliselt võib-olla ei ole päris head ja seepärast kättesaadavaks teha, jõuda asjaomaste isikuteni ja seepärast peitis ta selle oma treeningule kirstu sisse ja omakorda teise kirstu sisse. See leiti aastal 2001, kui Rahvaluule arhiiv oli tagasi saanud oma endise nime. Siit me näeme, et ühelt poolt võib see Rahvaluule olla ka selline natukene probleemne, see võib olla ka mõnikord tõstatada teemasid, käsitleda teemasid, mille puhul ei ole alati kõik korrektne. Aga selline see folkloor juba on ja õnneks me tänapäeval ei pea kartma, vaid me saame avaldada raamatus ka kõik laulud, ka need, mis ei tarvitse ühele või teisele meeldida. Ongi väga hea meel, et peamine koostaja Anni Lavi ja viiside osa koostajad Jaanika Aras ja Ingrid Rüütel. Jaanika ja Anni on täna ka siin ja kohe pikemalt kõnelemas. On selle Muhumaalt kogutud lauluvaramu saanud ja teinud ka selle materiaalselt kättesaadavaks. Minu jaoks on olnud see Muhu laulukirst alati üks eriline ese, mida ma näitan kõigile ekskursioonidele, kes arhiivi keldris käivad, sest ma muuhulgas näitan ka sees olevat postimeest, mille esiküljel on vist Jaanika just kui toona siit seda laulukirsti koos kolleegidele ära toonu pilt Postimehe esiküljel. Folkloristide jaoks on väga harv juhus, kui nad pääsevad ajalehe esiküljele. Ma tean, et ükskord oli, kui folkloristika maja ülikoolis hakkas pragunema, ehk siis halva uudisena sai ta esiküljele. Aga et hea uudis, et Muhu laulukirst sai lõpuks Rahvaluule arhiivi üle antud ja see aines taas kasutatavaks, et see on ikka väga haruldane juhus. Nii et me näeme, et Muhumaaga seostub laulude osas väga palju head. Ja sellest, mis on siis nüüd nende rohkem kui 1000 lehekülje vaaneohele saanud, teie kõigi kaasabiga koos kolleegidega Rahvaluule arhiivist me täna kuulemegi. Aga kõigepealt annan ma tervituseks sõna vallavolikogu esimehele Mariann Salumile.